hívogat gyógyító érintés, a szobrok őrzik a régmúlt üzenetét. Gyenes diás, szőlőfürt a táblán, mosolyog ránk a nyár a napsugárban. Belisium BNB, hol a béke vár, pohárborral köszönt az új határ. Ó, Balaton, itt vagyok végre. Bussterminal, Heritz. Nii lõikas see bussijuht seal bussis. Et olen siis jõudnud Ungarisse. Heritz, ma mõtlesin, et see on mingi väike koht. Aga siuke piletkas maja vaatab kohe ees vastu. Tuleb välja, et Heritz on täitsa turistikas koht, turistikeskne koht. Ja tegelikult selle on ka olemas põhjus. Siin on Euroopa suurim geotermiline järve ja siia ümber siis tekkisid hotellid ja värgid. No, aina paremaks läheb. Siin on nüüd kaart ja sissepääsud nende termiliste basseinide või selle termilise veekogu juurde. Vaatasin, et siin müüakse ainult 3 tunni pileteid, mis ajalises mõttes jääb minu graafikust välja. Põhimõtteliselt juba katsetatakse pidu. Põhimõtteliselt juba katsetatakse õhtust pidu vist. Üli läbipaistva veega ajake. Seda Hevise järve ja suplusala saab siit läbi üle viiluda. Ja temperatuur pidavad seal suviti olema 33 kuni 36 kraadi ja talviti 22 kraadi. Ja aasta ringi olevat lahti avatud ujumiseks või suplemiseks või lihtsalt vees olemiseks. Et pidavat tal olema tervistavad omadused ja see vesi ka pidavat olema hästi puhas, sest ta käib ringi, terve see vesi vahetub nagu seal järvekeses 3 kuni 3,5 päevaga ja mineraalid ja huvitavad bakterid, kes seal kõik elama pidid. Minu plaan näeb ette võtta suund otse Balatoni järvele täna selle lääne või loode poolses servas ja esiotsa siit Hevitsist astuma hakates on siukene ilus roheline tee. No nii, märgid näitavad, Hevits saab läbi ja lähim sihtpunkt, järgmine sihtpunkt Kesthelli, kes seda hääldada oskab. Ühesõnaga, see on see linn, seal lähim linn Balatoni järve ääres siitpoolt minema hakates. Siin on näha nüüd natukene seda suure Balatoni järve läänepoolse otsa kaarti. See Hevits on siin, kus ma bussist maha tulin. Kuskil siin kaugemal vähekene. Et hakkan siit seda rattateed mööda, olen massinud kuskile siia kohta. Järgmine linn Kesthelli ja siis minu majutus asub siin selle nimega kohas, aga mitte päris vee ääres, vaid siit veits eemal. Ja plaan on mul selline, et täna ma lihtsalt siin majutusse. Homme vaatan siis siin kandis ringi, kuna see Kesthelli on Balatoni järve pealinnaks nimetatakse, siis seal on ilmselt rohkem kultuurivärki vaadata. Ja täpselt samuti siin on mingisugused rannad ja värgid ja vaatekohad ja jalutuskohad. Milline harmooniline ja kunstiline vaade sinna asulate suunas Balatoni järve ümber. Et selle suure järve põhjapoolne serv, mis siit paistab, et see on mägine, lõunapoolne serv on madal maa.
Google'i AI mudel Gemini sattus väheke segadusse, kui talt kõigepealt küsisin ümbruskonna vaatamisväärsuste kohta ja siis ühe korra oli minu kaardil, mis ma talle ette andsin, läraka saldi. Gemini, et see nüüd päris vaatamisväärsus ei ole, aga et on ikka piirkonna tähtis toidukauplused, kõik väikesed hotellikesed ja majakesed saavad ennast siit varustada. No lähen siis nüüd mina ka varustan. Kassiir vaatas mulle otse, ütles Jonapot. Ma ei saanud aru, mis tähendab. Kassiir kordas Jonapot, ma ikka ei saanud aru. Ja siis ta ütles, hallo, vist on mingi kohalik tervitus. Sai aru siis, et ma olen turist ja ei jaga ungari keelest matsugi. Buenos, kohe näha, et suur viinamarja ja veini koht. See kliima siin Palatoni järve ümbruses veits vahemerelise moega ja pidavat olema täiesti ideaalne viinamarjade kasvatamiseks. Ja mitte ainult viinamarjad, vaid ka keraamika. Delicium, wine and relax, bed and breakfast. Siia majutuskohta minu tee täna viibki. Väikene majakene. See on minu ruum. Vau! Ja kui siin imestada, mis see veinipudel siin teeb, siis see mees, kes mind sisse laskis alt, astus külmkapi juurde ja enne kui mind tuppa lubas, ulatas veinipudeli ka, et enjoy! Aga püsivat retseptsiooni siin neil ei ole. Nad ise elavad kõrval majas. See perekond, kes seda võõraste maja peab. Ja kui midagi on, siis kohe helistu meile. Siuke kord. Tuba on küll äge.